Nii, ma tere enam ütlema ei hakka, et seda ma olen juba teinud tänase päeva jooksul, aga minu õnneks või õnnetuseks olen siis mina osutunud seekord siis viimaseks, kes siis peaks selle päeva sadamusse tüürima ja üritan teha seda siis võimalikult lühidalt, et see tagasiside, mis siis Ennule peaks hiljem sinna tekkima, oleks võimalikult positiivne siis. Aga kõigepealt enne, kui ma lähen asun teema juurde, siis võib-olla taustainfoks ütleks võib-olla ainult nii palju, et millega siis ma need viimased 2 aastat siis sisustanud. Et Enn küll täna hommikul rääkis siin tulemustest, aga need tulemus on tavaliselt mingisuguse protsessi tulemus. Et siis viimased 2 aastat ma veetsin Tehnioni Siiseri Tehnika Instituudis, igapäevaselt tegelesime seal erinevate teemadega, oli seal ka nii teoreetilisi kui ka praktilisi teemasid, näitena võiks tuua näiteks ütleme siis tarkvara arendus ehitusplatsil tootmise juhtimiseks, nimetus siis CAN-BIM, võib-olla mõnele inimesele see termin on siin tuttav, aga siis võib-olla teoreetilisemast valdkonnast siis tegelesime ka ütleme siis aspektide uurisime aspekte, mis siis mõjutavad tegelikult haldavõtjate otsuseid ehitusplatsil. Ja selle kohta siis avaldati juulis ka üks niisugune teaduslik artikkel ühel konverentsil, kus ma ka siis tegin juulis Californias ettekande. Aga see selleks, et üks nendest teemadest, millega ma seal nagu igapäevaselt tegelesin, oli ka seotud siis tegelikult ka BIM hariduse teemaga. Ning tänasel päeval on tegelikult see haridusteema mitmel korral siin esile tõusnud, Arto mainis mitmel korral seda olulisust, et mida tuleks arvesse võtta, ning ühe olulise punkti ta mainiski BIM-haridust. Et kindlasti ei ole enam BIM-hariduse puhul tegemist tavalise meile traditsioonilise, võib-olla harjutud AutoCAD-i haridusega, kuna täna räägitud see koostöö tegemise koht või oskus või võimalused, mida see BIM võimaldab, siis hoopis seda peaks selle BIM-i puhul õpetama. Aga ilma pikema jututa siis asuks teema juurde, üritan seda siis võimalikult lühikesena hoida, et iseenesest see ettekanne, mis ma tegin Tehnionis, oli kuskil 70-80 slaidit. Aga et mis siis minu keskseks teemaks oli siis BIM haridus ehitusjuhtimises ning täna ma siis keskenduksin rohkem sellele, mida siis tahavad ehitusettevõtted. Et võib-olla siin on mõned lühendid, olulisematena tooksin välja võib-olla siis selle CE-POC-i, mis siis on, ütleme siis, tsiviilehituse teadmiste kogu, sellest, mis ta endast sisaldab, sellest räägin natukene hiljem. Siis FD oleks ka võib-olla niisugune olulisem termin, mis siis tähendab tegelikult esimest kraadi, bakalaureuse kraadi ning M/30. Et need, miks nad on olulised, tuleb nüüd hiljem selle ettekande käigus välja. Nii, kõigepealt siis probleemi püstatus. Iseenesest töö oli motiveeritud sellest faktist, et tegelikult on BIM jõudnud teatud turgudele ning ettevõtted vajavad BIM-kompetentseid insenere. Ning see esimene lause põhimõtteliselt illustreerib seda väidet, mis ma just teile siin ütlesin. Aga probleemiks on see, et ülikoolidel on siiamaani tegelikult probleem, et millest tuleks siis alustada. Ei ole sellist ühtset arusaamist, mis on BIM, ei ole sellist süsteemset lähenemist ja pole teada, millised BIM teadmisi ja oskuseid tegelikult siis ka ehitusjuhtimise tudengilt, kui ta oma ülikooli lõpetab, siis ka eeldatakse või oodatakse. Ja samamoodi ei ole selge, et missuguseid õpetamise meetodeid peaks üldse kasutama, et BIM-i siis tegelikult õpetada ülikoolides. Ehk siis sellest tulenevalt on selle töö eesmärgiks, mida ma tegin või uurimuste eesmärgiks oli siis välja selgitada või defineerida BIM hariduse sisu ehitusjuhtimise programmides, kaardistada ehitusvaldkonna BIM hariduse nõudeid ning pakkuda välja meetodid, ütleme siis hariduse või ütleme BIM integreeritud õppe planeerimiseks, rakendamiseks ja ka tegelikult ka siis monitoorimiseks. Taustainfoks siis võib-olla nii palju, et mainisin siin paari sõnaga tsiviilehituse, ütleme siis teadmiku või kogu, mille eesmärgiks on siis tegelikult võimaldada rakendada siis visiooni, mis oli siis Ameerika Inseneride Instituudi poolt välja antud visioon aastaks 2025. Et CE-POC eesmärk on siis parendada tsiviilehituse haridust ning litsenseerimise protsessi. Sisu iseenesest kätkeb neid teadmisi, oskusid ja eetikanorme, mida peab siis üks ehitusinsener teadma ning kuidas täita seda programmi siis põhimõtteliselt ning kes võib juhendada siis ütleme seda tudengit või siis praktikanti, ütleme siis ettevõtetes. Ning üldine mudel
siis inseneriks saamisel USA-s uue selle kava järgi peaks siis olema midagi sellist, et kõigepealt tuleb siis muidugi esimene haridus, bakalaureuse haridus, neil on see enamasti ülikoolides 3 aastat, meil on siin 4 või 5, vastavalt sellele, et mis ülikoolist me räägime, siis teise osana peaks olema siis magister või siis 30 ligiväärset või võrdväärset ainepunkti ning muidugi ka 1-2 aastat siis praktilist kogemust ehitusettevõttes. Et see oleks selline üldine mudel siis, et saada litsenseeritud inseneriks. Ning need teemad, mis siis olid CE-POC-is kirjeldatud või välja toodud, on siis kokku 24 3 erinevas kategoorias. Vundament, mille peale siis neid teadmisi peaks hakkama ehitama, on siis matemaatika loomulikult, siis natural sciences ehk siis loodusained, humanitaaria ja sotsiaalteadused. Ning muidugi selle peale, kui on baasteadmised on olemas, siis selle peale on võimalik hakata ehitama ka siis juba edasi teadmisi. Ühe võimaliku, kuidas neid teemasid siis, ütleme, kuidas siis neid hinnata, ning selleks nad kasutasid siis Bloomi taksonoomiat, mis on tegelikult haridusvaldkonnas hästi tuntud. See annab võimaluse siis kergesti ja kiiresti kaardistada siis õppe eesmärke ning neid eeliseid, mida siis tegelikult Bloomi taksonoomia kasutamine annab, on ka tegelikult kirjanduses hästi selgelt kirjeldatud ja välja toodud. Et siin on mõned punktid ja mõned referentsid lisatud. Et see oleks siis kokkuvõte sellest 24 teemast või väljundist 3 erinevas kategoorias, siis on baasained, tehnilised ained ning nii nagu ma ütlesin, siis see FT tähistab esimest ehk siis kas bakalaureuse haridus, siis kas 3 või 4 aastane ning siit on näha siis võib-olla olulisemad teemad oleksid võib-olla mehaanika, et ütleme siis peale esimest haridust peaks siis tudeng olema võimeline mitte ainult siis rakenduseda teadmist, ka tegelikult siis ka edasi analüüsima juba. Aga räägime sellest vähe detailsemalt hiljem. Et siin see jätkub, siin võib-olla veel võib ühe olulisema teemana välja tuua kommunikatsiooni. Kindlasti kommunikatsioon, mis tänapäeval on väga suureks probleemiks ehitusvaldkonnas ning mida BIM siis eeldab või tahabki tegelikult lahendada, mis probleemid ta tahab lahendada, ongi kommunikatsioon. Et see on ka kindlasti väga oluline teema tudengitele. Ning see on võib-olla see õige koht, kus see BIM võiks siis nende mõistes tegelikult sisse tulla. Nii, siis uurimustöö metoodika. Üleüldiselt oli tegemist empiirilise uuringuga, kus siis rakendati, sünteesiti olemasolevaid teadmisi ja uusi teadmisi. Uurimustöö meetodid, mida kasutati, olid siis küsitlused, eksperimendid, kvantitatiivsed, kvalitatiivsed meetodid ning mingitel puhkudel kasutati ka triangulatsiooni, et ma ei hakka siin neid keerulisi termineid teile hetkel välja tooma, aga kindlasti oli see töö ka siis oli sellel tööl ka mingisugused kitsendused tänu sellele, et see oli inimeste keskne uuring. Nii nagu ma eelnevalt juba mainisin, siis ka oma töös inspireerituna siis CE-POC-ist siis kasutasin samamoodi Bloomi taksonoomiat siis nende teemade, ütleme, taseme väljundi hindamiseks. Siit ongi siis põhimõtteliselt näha, et esimene tase siis tähendab põhimõtteliselt seda, et kui ma ütlen tudengile sõna BIM, siis ta peaks lihtsalt teadma, et mis see termin on. Teine aste, näiteks siis number 2, tudeng peaks olema võimeline ka sellest aru saama, et ta teab, mida see BIM iseenesest siis tähendab. Ja 3. tase, siis sealt alates hakkab see rakendamise oskuse võimalus või rakendamise oskus hakkab sellest levelist alates. Ja nii edasi. Et kohe läheme selle juurde, et kuidas ma siis seda oma uurimustöös kasutasin. Suures pildis uurimustöö tegevused olid siis jagatud viide etappi või sammu. Esimesena siis kindlasti kirjanduse kokkuvõtte, siis BIM-hariduse nõuded, millele ma täna keskendun siin põhimõtteliselt peamiselt, ning parimate praktikate hinnaga BIM-hariduse kava Tehnionis, siis eksperimendid 2 semestri jooksul Tehnionis ja muidugi ka kokkuvõte. Nii, läheme siis selle teema juurde, mis siis on võib-olla olulisem täna siin saalis istujatele. Et siis kaardistada BIM-hariduse nõudeid, siis töövoog oli järgmine. Kõigepealt esitati või avati arutelu siis sellises keskkonnas nagu LinkedIn, võib-olla olete kuulnud, aga see on üsna laialt kasutusel olev siis professionaalne keskkond siis ütleme igasuguste arutelude tekitamiseks, info jagamiseks ja nii edasi, et kindlasti soovitan sellele tähelepanu pöörata. Aga selle arutelu tulemusena tekkis sinna 82 kommentaari seisuga siis 25. detsember 2011, mille põhjal siis genereeriti raport.
Sealt edasi see sai sisendiks rahvusvahelisele töötoale, mis toimus Tehnionis, mõned inimesed, kes istuvad ka siin täna saalis, olid seal täitsa olemas, ning mõni inimene ka TTÜ-st, nii näiteks. Ning uurisin ka töökuulutusi, kuigi enamasti küll töökuulutusi, mis olid Ameerikas välja antud, aga ka mõned Euroopas. Ning selle tulemusena siis lõingi niisuguse sünteesisin nimekirja nendest oskustest, teemadest, mida siis tegelikult eeldatakse või oodatakse ühelt lõpetavalt ehitusjuhtimise tudengilt. Aga selleks, et nende teemade olulisust kaardistada, selleks ma tekitasin sellise küsitluse keskkonna ja kus ma kasutasingi seda Bloomi taksonoomiat, mille lõpptulemuseks oligi siis PIM-hariduse nõuete kokkuvõte. Et PIM-hariduse nõuded suures pildis siis küsimus, mida esitati siis nendele insenerid, oli siis järgmine, et millised on PIM-teadmised ja oskused, mida eeldad äsja ülikooli lõpetanud ehitusjuhtimise tudengilt. Küsitlus saadeti siis 85 PIM-eksperdile, samuti avaldati ta mitmes LinkedIni keskkonnas ning küsitlus suures pildis oli jagatud 3 ossa ning kasutati Bloomi taksonoomiat siis väljundite hindamiseks. Siin on üks näide, et kategooria B1, et seal on siis üleval see küsimus, et see on niisugune elektrooniline keskkond, siis kuhu inimesed said oma koodiga sisse tulla ning siis vastata nendele küsimustele, mis seal oli ette antud. Aga idee on siis selles, et üleval oli küsimus, keskel A, B, C, D, need kirjeldasid neid tasemeid, mida siis eeldati, et need insenerid peaksid hindama nende oskuste ja teadmiste puhul, mida siis nimekirjast nad hakkasid alt lugema. Et siin on siis need teadmised, oskused, mida siis põhimõtteliselt sünteesiti või raporteeriti kokku 34 tükki. Ning nüüd nad pidid lihtsalt hindama, et kui oluline see teema siis nende arvates on siit A-st kuni E-ni või F-ini. Lõpptulemuseks oli niisugune kokkuvõte, kus siis kasutati statistika tööriistu, et hinnata siis, kui suure, ütleme siis kindlusega võib midagi väita. Põhimõtteliselt need kastid, mis on rohelised, siis seal standardhälve oli üsna väike ning selles osas võis väga kindlalt öelda, et see nii on. Et seda need, ütleme siis ehitusjuhid, insenerid eeldavad siis just äsja ülikooli lõpetanud tudengitelt. Kokkuvõtteks tekkis siis üsnagi sarnane tabel sellele, mis oli nüüd Bloomsi või selles Ameerika CE-pokis ning siit on siis näha, et missugused on need teemad 3 erinevas kategoorias. Esimene kategooria on siis protsessi üldised teadmised ja oskused või ehitusvaldkonnas ning need siis kirjeldavadki siin neid teadmisi, mis muidugi on omakorda seotud PIM-iga, et missugused peaksid siis sellel tudengil olema kooli lõpetades, kas siis peale esimest kraadi, mida siis kirjeldavad rohelised väljad, FT, ning siis oskused, mis peaksid olema ja teadmised, mis peaksid olema peale teist kraadi. Ning siis muidugi ka EX, mis tähendab siis tegelikult seda konkreetset töökogemust, mis nad saavad selle praktika käigus. Et selline, ütleme siis, raamistik sai aluseks siis ka tegelikult hiljem Tehnionis õppetöö, PIM-iga seotud õppetöö kavandamiseks, planeerimiseks erinevates ainetes. Et siit läheme nüüd edasi, siis me näeme, et siin osad teemad on oluliselt tähtsamad kui teised. Siit võib välja tuua võib-olla kommunikatsiooni meedia ja vahendid ja meetodid ning järgmisest punktist võib-olla võiks veel välja tuua, see on nüüd, pidage silmas, et see on ehitusjuhtimise tudengitele. Kindlasti arhitektidele see tase või ütleme jah, tase, mida eeldatakse siis mingis konkreetses teemas või valdkonnas, võib olla täiesti erinev. See on täiesti selles mõttes, valdkonnad on erinevad ning eeldused ning nõuded on erinevad. Aga siit on näha, et inseneridelt, ehitusinseneridelt eeldatakse seda, et nad teaksid konstruktsiooniarvutusi, siis kindlasti 4D visualiseeringut, vastuolude ning ristumiste kontrollimist ja nii edasi. Tooksin võib-olla ühe kiire näite, et kuidas siis seda raamistikku, mis nüüd sellest siis tekkis, oli võimalik siis rakendada nendes erinevates ainetes, mida me siis valisime välja. Hetkel on siin välja toodud 9 erinevat ainet ning alguses oli siis PIM rakendatud ainult kahes erinevas aines, et see oli siis ehitusgraafikas ning see Rafael Saksi juhitavas teises aines, mille nimetus oli siis ehitusprojektide planeerimine ja kontrollimine. Et nendes ainetes oli mingil määral PIM juba olemas, aga selle uurimustöö lõpptulemusena siis integreeriti PIM kokku 9 ainesse.
Ning mina võib-olla tooksin ühe näitena lihtsalt, et kuna aega ei ole, siis tooksin võib-olla ainult lihtsalt välja selle viimase aasta ehitusjuhtimise projekti. Iseenesest kõige olulisem võib-olla, mis nende uuringute käigus selgus, oli see teadmine või arusaamine, et tegelikult tudengid peavad teadma, et need oskused, teadmised, mis nad siis saavad ühe tarkvara õppimisel, et need annaksid neile mingisuguse eelise turul. Et seda siis tegelikult see graafik siin kirjeldabki, et siin on näha, et küsimusele, et mis motiveerib siis tarkvarade või ütleme BIM-kontseptsiooni õppimist, siis nad tõidki välja selle olulisuse, et industry expectations ehk siis mida ütleme ehitusvaldkond eeldab või ootab ning saada eelised siis tulevikus töökoha leidmisel. Ning siit on ka näha üsna väikse standardhälbega, et siin võib siis üsna kindlalt väita, et nii see on. Aga nii, nagu ma ütlesin, tooksin näitena ühe selle aine, mille nimetus oli siis viimase aasta ehitusjuhtimise projekt ning BIM-i rakendamine antud projektis oli vabatahtlik. Üldine töövoog oli siis selline, et tudengitele anti kätte projektdokumentatsioon, siis nad modelleerisid selle ja asusid hiljem siis ehitusjuhtimise funktsioonide ja analüüside tegemise juurde. Antud aine käigus siis ka tegelikult koolitati tudengeid, mina isiklikult siis koolitasin tudengeid nii Teklas, Revitis kui ka Vikot kasutama ning peale seda, kui olid üleüldised need ained või ütleme kursused või praktikumid olid läbi, siis ka tegelikult individuaalselt aitasin lahendada tehnilisi probleeme tudengitel. Sügissemestril võttis osa vabatahtlikult 3 ning 2 nendest modelleerisid ja 1 rakendas kõiki BIM aspekte. Kevadsemestril siis võttis osa 2 vabatahtlikku, mõlemad kasutasid kõiki BIM aspekte. Siit ka võib-olla tooksin välja mõned näited, et mida siis tegime. Et siit piltide pealt on näha, keskel on siis infomudel või see 3D mudel, kus vasakut kätt on siis juba täna mitmel korral läbi käinud Vico keskkonnas teadaolev siis take-off items ehk siis tüüpelementide kataloog. Üleval vasakus nurgas on rahavoogude analüüs, keskel on joonis, üleval paremas nurgas on siis riskide analüüs Monte Carlo analüüsi põhjal. Siis teises reas vasakut kätt on aegkohtgraafikud ja teises reas kõige paremal pool on siis eelarve ning alla mõned visualiseeringud ja kindlasti ka haardealade näide, mida me nägime siin. Nii, aga näitame ka siis 4D on küll juba täna näidatud, aga näitaksin ka siis enda üliõpilase juhendamisel tehtud 4D-d. Et siit tegelikult selguski see, et need tööriistad, mida me kasutasime, andsid sellele tudengile võimaluse tegelikult palju paremini aru saada sellest, mida nad tegelikult tegid. Et need otsused, mida nad siis selle projekti kavandamisel tegid, et kuidas need on siis kõik omavahel loogiliselt seotud. Ja need otsused, mis ma teen juba modelleerimises, hakkavad hiljem mõjutama seda, milline on väljund meil 4Ds näiteks või milline on meil väljund siis eelarves. Täna ei ole seda terminit küll kasutatud, aga tihtipeale kasutatakse, et programmeerijad kasutavad sellist terminit, et grab in, grab out ehk me saame sellise väljund ainult, et kui kvaliteetse info me oleme kuskile programmi või tarkvarasse sisse pannud. Aga see oleks siis hea kiire näide sellest, et kuidas on võimalik neid tarkvarasid siis õppetöös ära kasutada. Nii, tulemused. BIM-haridus peab olema järjepidev, tudengitele, ehitusjuhtile peab selgitama BIM-haridusest tulenevaid eeliseid, BIM võimaldab terviklikumat õppeprotsessi nii ülikoolis kui ka ehitussektoris, et tegelikult nii nagu Arto täna esimese loengu jooksul ütles, siis iga projekt on põhimõtteliselt uus õppimise protsess või õppimise aeg, et iga projekt on üksteisest natukene erinev mingil ühel või teisel moel. Ning üks inimene kindlasti ei lahenda kõiki BIM-iga seotud probleeme. BIM on ehitusvaldkonnas suhtluskeel ning võib-olla lõpetuseks tooksin selle lause välja, et need tööriistad, ehk see oli siis ühe tudengi poolt öeldud, et need tööriistad aitavad sul paremini aru saada suurest pildist, kuid samal ajal teevad detailse info kättesaadavaks lihtsalt ja kiirelt. Ehk siiamaani tudengid võib-olla oskasid, ütleme, neid mehaanilisi ülesandeid, kuidas koostada eelarvet, kuidas koostada võib-olla ajagraafikut, aga antud tarkvara võimaldas neil ka tegelikult aru saada sellest suurest pildist. Nii nagu ma ütlesin, kuidas on erinevad otsused, mida tehakse omavahel sõltuvuse seoses. Kuidas see siis oleks rakendatav ehitusvaldkonnas? Kindlasti, nii nagu täna öeldi, on BIM-hariduse olulisus BIM-iga seonduvalt väga oluline. Ning kui me teeme BIM-i rakendamise kava, siis seda tuleks tegelikult arvestada selles viimases punktis, mis on siis
selle Ameerika BIM juhendmaterjali poolt välja antud lisas, mille siis nimetuseks on BIM Execution Plan, et kuidas siis seda koostada. Ning siin selles osas tulebki siis tegelikult ka ära määratleda, et kas need teadmised, oskused, mida on siis tegelikult defineeritud eesmärkidena sellele BIM-projektile varases staadiumis on ka realiseeritud nende inimeste ja oskustega, mis neil on. Et kui ei ole, siis kindlasti tuleb ka kavandada õppeprotsessi selles projektis ja see on tihtipeale on see vältimatu. Nii, aga siis ongi kokkuvõtteks see, et BIM-hariduse rakendamisprojektides ülikoolis peab kavandama, BIM-i saab õppida mitmel erineval viisil, loengud iseseisev õpe ja nii edasi, aga oluline võib-olla see, et tudengile ja insenerile tuleb anda tema võimetele vastav võimalus ning BIM-i rakendamine ehitusprojektidest tekitab õppimiskeskkonna, mis aitab projekti paremini mõista, et teha paremaid otsuseid. Ning viimase punktina võib-olla tooksin selle, et BIM-i haridus ei ole sama, mis on AutoCAD-i haridus. Et sellega võib-olla lõpetasin tänase ettekande ning let's make it happen. Põhimõtteliselt. Kas on küsimusi? Kui ei, siis aitäh, Ergo. Ja tänu kõigepealt selles, et Ergo koos oma kolleegidega on pannud kokku päevakava, mis mahtus täpselt planeeritud ajagraafikusse. Ja ma võtan selle päeva siis, kui lubati ise kokku.